Hommikused rahajutud on saade, kus räägime avatult rahaga seotud teemadest. Mina ja Katariina Tint räägin erinevate külalistega sellest, kuidas sissetulekut suurendada, teadlikult kulutada ning targalt ja jätkusuutlikult vara kasvatada. Mõnede külalistega on meil ka kinnine osa, mis avalikku saatesse ei jõua ja kus osalejad saavad külalistele ka küsimusi esitada. Saates laivis osalemiseks registreeri ennast moneysmarterme.eu/hommikused rahajutud. Tere hommikust kõigile, mina olen Katariina Tint ja me oleme jälle siin, et rääkida rahaga seotud teemadest ja saate hommikused rahajutud, kus külaliseks täna on üks teistmoodi. Meil täna on presentatsioon, kes kuulevad podcasti, võite ka YouTube'i hiljem piiluda, sest meil tuleb ilus presentatsioon koos väga selliste visuaalsete piltidega, mis ära näitavad meile seda teemat, millest me täna räägime. Aga meil täna külas on jätkusuutlikkuse ekspert Merili Vares. Ja Merili kindlasti räägib kohe endast, aga mina tean Merilist seda, et Merili on väga tugevalt seotud just ESG-ga, mis otsekoheselt nüüd aina rohkem ja rohkem hakkab iga investorit puudutama, sest iga investor peaks ja peab hakkama arvesse võtma ESG-d ehk jätkusuutlikkust. Ja Merili on ka konsultant, kes aitab ettevõtteid jätkusuutlikumaks muuta. Merili oskab meil täna rääkida ka sellest, kuidas see aruandluspool, mida meie kui investorid peaksime arvesse võtma ja vaatama, siis kui me tahame arvestada ESG-d ehk jätkusuutlikku faktoreid meie analüüsis. Nii et mina sellest aastast juba täiesti lisaks siis finantsanalüüsile hakkan seda vaatama. Nii et tere tulemast, Merili! Tere hommikust! Tere hommikust! Kas tahad veel paari sõnaga rääkida, et mis mul sinu kohta kindlasti on jäänud palju mainimata, et ma tean, et sa oled seotud vastutundlike ettevõtte foorumiga? Ja, et ma panen siia, kas ma saan edasi? Nii, et ma ikka räägin, et mind on kujundanud päris mitmed asjad elus ja mõjutanud päris mitmed asjad, et üks on see minu professionaalne töö, millega ma igapäevaselt nüüd alates augustist tegelen. Ehk siis juhin ühes konsultatsioonifirmas ja juhuslikult ka maailma suurimas audiitorbüroos PricewaterhouseCoopers ESG valdkonna, mis on siis keskkonna, sotsiaalse vastutuse ja valitsemise valdkonna teenuseid. Ja lisaks sellele oma professionaalse tööle on mul selline ühiskondlik vastutus või positsioon, et ma panustan ka 3 mittetulundusühingu tegevusse. Esimene nendest Teeme Ära sihtasutus, ma olin paar aastat ja tegelikult juba nüüdseks mitu aastat olen olnud seotud Teeme Ära sihtasutusega, viimati juhatuse liige, enne seda juhtisin rahvusvahelisi suhteid, aitasin korraldada siis ülemaailmset koristuspäeva. Ja nüüd teeme ägedaid koolitusprogramme kolmandates riikides ja üldse oleme rohkem fokusseerinud mitte niivõrd enam koristusele, vaid pigem haridusele ja sellele, et räägime rohkem ringmajandusest, räägime rohkem jäätmetete majandamisest, et juurprobleemi siis lahendada püüda. Teine oluline teema minu jaoks, nagu sa juba mainisid, on vastutustundliku ettevõtluse foorum. Eelmisel aastal aitasin välja töötada uut metoodikat indeksisse. Vastutustundliku ettevõtluse indeks hindab siis igal aastal ligi selline 60–100 ettevõtet, Eesti ettevõtet ja määrab neile siis kas kuld, hõbe või pronksmärgise vastavalt sellele siis, kui vastutustundlikud nad on olnud. Olen ise sel hooajal, ma enam seda indeksi töögrupi ei juhi töökohustuste tõttu, aga olen ise hindajana uuesti, ootan juba põnevusega, et indeks on avatud, et selle kohta võib csr.ee lehelt täpsemalt uurida. Ja siis Rohetiiger, uus rohepöörde algatus Eestis, olen nõukogu liige Rohetiigris, et see on minu see ühiskondlik panus või tagasiandmise panus siis. Aga muidu enda kohta jah, et
et meeldib ja need nii-öelda erinevad teemad on minu jaoks kujundanud siis arusaama või suhestumise esiteks, mis meil maailmas valesti täna on, mida on võimalik hästi paremini teha ja missugune nii-öelda, et kui me räägime ettevõtlusest, et mida sorti ettevõtlus või missugune ettevõtlus on jätkusuutlik või võiks olla täna see arusaama kohaselt jätkusuutlik. See ongi see, et kui me Meriliga esimest korda nagu kokku saime videokõne teel, siis meie vestlus nagu veidis pikemalt, sest no lihtsalt hakkadki rääkima sellest ja tollest, et neid probleeme, esiteks oled väga valdkonna sees, aga ütleme niimoodi, et kui me räägime üldse jätkusuutlikkusest, see ei ole siuke nagu üks asi, on ju. Seal on tegelikult nagu väga lai valdkond ja äkki üldse alustaks nagu sellest küsimus, nagu miks see teema on praegu õhku tõusnud, miks on igasugused kõik rahvusvahelised organisatsioonid, Euroopa Liidud hakanud sellele rohkem tähelepanu pöörama ja ma tahaks siia ka rõhutada seda, et arvatavasti kõik kuulavad ja on kuulnud kliima soojenemisest ja see, et meil on kasvuhoonegaasi probleem, aga tegelikult me ei räägi ju jätkusuutlikkuse poolest ainult kasvuhoonegaasidest, et see teema on märkimisväärselt laiem. Äkki kohe hüppame järgmiste slaidide juurde, et minu lemmikpilt väga must või selles mõttes väga punane ja kole pilt, aga üks minu lemmikuid, jah. Nii, küsi, Ekaterina. Ei, no ta lihtsalt nagu selgitab sisuliselt, et iga meie eluvaldkond, et me siin planeedi peal elasime, mis seal rääkida, et kui see oleks nagu planeedi elu oleks 1 tund, siis meie elasime seal viimasel sekundil, et selle siis ma ei tea veel mikro, mis iganes nagu sekundi jooksul me jõudsime ära kasutada ja ära tarbida nii palju eluressursse, et hetkel tegelikult see jätkusuutlikkuse teema ja ESG algallikas tuleneb sellest, et meil on probleem sellega, et me peame muutma enda elu selliselt, et me kasutame olemasolevaid planeedi ressursse nii, et ka tuleviku meie järgmistele elanikele on ka need ressursse olemas ja mitte nagu vähem neid, vaid ikka tahaks nagu, et elu oleks rohkem ja ilusam ja rohelisem ja puhtam. Aga see pirukas, see on, ma arvan, kõige tuntum vist, mis selgitab ära kõiki neid probleeme, mis meil on. Et no nii-öelda ta pärineb siis minu jaoks geniaalse daami Kate Roberti sulest, kes on siis majandusteadlane ja ütleme nii, et tema väljaütlemised olen ise kuulanud teda laivis ka konverentsil rääkimas, et see on midagi, mis et olgugi, et paljud ütlevad, et söörikumajandus või tema loogika majandusest, mida tema siis kujutab söörikukujuliselt, ei ole võib-olla kõikehõlmav ja seal on nagu võimalik ka paljusid asju palju kaheldavat, aga viis, kuidas tema demonstreerib, et kus kohas ja millega me täna, millel meie majandus tugineb, on geniaalne ja geniaalne on see, et ta on välja toonud, et suures pildis oleme me suutnud oma tänase majandamise elutegevusega tekitada 9 globaalset probleemi ja need on siis toodud kõige välisel ringil. Et alustades siis kliimamuutustest, mis on juba kõigile nii-öelda, nagu sa mainisid, et kõik teavad, et me räägime kliimaprobleemidega, kuni siis veel tegelikult suurusjärkudes oluliselt suurema probleemiga tegemist siis elurikkuse kadu, et nii-öelda vasakul allnurgas siis toodud biodiversity lossina, ja rääkimata siis kõiksugu reostusest, lämmastiku, fosfori, kõik kemikaali reostus, õhureoste, ookeanite reostus, plastireostus, mis on minu eelmist tööd vaadates väga hingelähedane teema, et me oleme tegelikult suutnud oma planeedi ressursi kasutusega niimoodi ära kurnata, et meil tegelikult on kätte jõudnud piir,
kus me saame aru, et me ei saa selliselt edasi toimetada. Ja põhjus, miks me oleme oma planeedi üle kurnanud, on see sisemine ring. Ehk et nii-öelda vaadata nüüd seda, et kui me räägime majanduspiiridest, siis miks me tegelikult üle tarbime meie sotsiaalsed vajadused ja see on need teemad, mis siis see shortfall ehk sinna sissepoole ringi jäävad, mis puudutab seda, et inimesed vajavad energiat, vett, toitu, tervishoidu, haridust, töökohti, kõik, mis puudutab hästi oluline teema täna ja üliraske rääkida sellest, aga nii-öelda ESG kontekstis ülioluline teema, mis puudutab rahu ja õiglust, poliitilist häält, võimekust kaasa rääkida poliitikas, sotsiaalset võrdsust, soolist võrdsust, meil on vaja elukohti, meil on vaja suhelda, et kõik need vajadused on tegelikult tinginud selle, et me oleme keskkonnaga ebaõiglaselt käitunud ja kogu selle sõõrikumajanduse loogika on see, et meie safe nagu nii-öelda turvaline ala, kus kohas me toimetame, oleks see, et me tegelikult ei lähe üle looduspiiride ehk siis planeedi piiride, aga me suudame tagada kõik vajalikud sotsiaalsed, nii-öelda tagada kogu sotsiaalse vajaduse ja seda tähistab siis see roheline ring. No siin tegelikult see on, ma ei hakka diskussiooni jälle nagu üle viima, sest ma olen sellest teemast ka nii palju lugenud, et seal on teised küsimused, kui kaua me saame keskenduda majanduse kasvule ja mul on tegelikult veidikene kahju. No täna on 27. veebruar, me kohtume 27. veebruar, see tähendab, et meil tegelikult 3. päeva toimub olukord, mis võtab endale kogu tähelepanu, kuigi ma nagu väga tahaks vaadata, et me tegeleme järjest rohkem jätkusuutliku ja nagu kliimaprobleemide ja meie keskkonnaprobleemide lahendamisega. Et seega ei tahaks, et see tähelepanust ja meie huvi orbiidist nagu välja kukuks. Ja samas lihtsalt mainides, et minu meelest see on jumala väga õige hetk vaadata, et miks me oleme konfliktides ja väga paljuski nii ajalooliselt kui täna on konfliktid tingitud ressurssidest, ressursside üle võimu omamisest, ressursside majandamisest ja puudusest. Et tegelikult on see mõnes mõttes jällegi meie sellesama nii-öelda tegevuse oma ühiskonnana toimimise tagajärg, et me ja paraku ma ei taha siin pühapäeva hommikul musti tooni tuua, aga nii-öelda prognoosid näitavad, et mul on üks slaid toodud ka, mis näitab siis 5 globaalset megatrendi, mis maailmas toimumas hetkel on ja tulevik toob, et me räägime tegelikult pigem sellest, et kuna ressursi puudus on süvenev, siis tegelikult ka tõenäosus, et konfliktid suurenevad, on nii-öelda ikkagi väga suur. Et selles mõttes me paraku nagu räägime ühe sama mündi 2 poolest, aga ühest samast mündist siiski. No see ongi see, et huvitav, kui me oleks päris ammu juba üle läinud nende taastuvate allikate energia peale, et meil ei oleks vajadus, ma ei tea, gaasi, õli ja muu vastu, et nagu milline maailm oleks siis, on ju. Aga mul täitsa juba hakkas huvitav see järgmine slaid, mida ma juba reklaamisin, et minu siis tööandja PricewaterhouseCoopers on globaalselt kokku pannud sellise nüüd juba mõnda aega tagasi, minu meelest kas eelmise aasta alguses või isegi üle-eelmise aasta lõpus uuringu või nii-öelda prognoosi, et mis on siis täna globaalsed megatrendid, et kui me vaatame seda sõõrikut ja vaatame siis, mis täna juba valesti on ja mõtleme nüüd sellele, et kuhu suunas me liigume, siis tegelikult ohustavad meid 5 suurt teemat. See on linnastumine, väga järsk linnastumine, et siin graafikul kõrval on toodud statistiliselt mõni nagu näide, mis iseloomustab, kui kiire linnastumisega tegemist on, et näiteks see keskmine kast, et tegelikult siis iga nädalaselt kasvab täna 1,5 miljoni inimese võrra linnade populatsioon. Et iga nädal 1,5 miljonit ehk rohkem kui Eesti jagu inimesi kolib maapiirkondadest linnapiirkondadesse. Ja tegelikult, kui me vaatame majandusinimestena seda, et mis toimub maailma majanduses, siis juba täna me teame, et pool ja see kasvab, rohkem kui pool maailma majandusest tegelikult pärineb siis 300 suurimast linnast. Et tegelikult me nii-öelda
genereerime maaliselt, alaliselt väga palju majandusest ja eluolust väga konkreetsetesse punktidesse, suuname väga konkreetsetesse punktidesse. Covid näitas väga hästi, mida toob omakorda linnastumine kaasa, on see, et meil tegelikult tekivad sotsiaalsed probleemid. Inimesed on tihedalt koos, igasuguste haiguste levik on kiirem ja nii-öelda tervishoid üle koormatud ja nii edasi ja nii edasi. Teine suur probleem ongi demograafia ja sotsiaalne muutus, et kui me siiamaani oleme elanud nii-öelda hajutatult või enam-vähem suutnud planeedil paikneda nii, et kõigil on hea olla, siis täna me näeme, et juba pool maailma populatsioonist, populatsiooni kasvust ja prognoosiga siis tulevased paarkümmend aastat on oodata üksi ühelt mandrilt ja see on Aafrika. Et me täna juba näeme, et see nii-öelda pinge ühele konkreetsele piirkonnale kasvab meeletult. Ja mis nagu sotsiaalses mõttes on probleemiks, on see, et ma ei saa üle ega ümber, need numbrid võivad olla ükskõik, kas see on, me räägime üks inimene ja miljard vaesemat inimest, aga et siin konkreetne statistiline näitaja on välja toodud, et siis 85 maailma rikkamat inimest omavad täna varandusest, mis on võrdne 3,5 vaesema miljardi inimese varandusega, et see on sotsiaalses mõttes ikkagi nagu katastroofiline olukord, et me teame ajalooliselt on see ka nii olnud, aga sellist kontsentratsiooni nagu täna, et rikkamad inimesed saavad järjest rikkamaks, vaesemad inimesed ja piirkonnad jäävad järjest vaesemaks, et siis kuigi peab mainima, et globaalselt inimesi, kes elavad alla vaesuspiiri, kogu aeg jääb vähemaks. Ja siis meie kõigi südamelähedane teema kliimamuutused ja ressursipuudus, et see on juba nii-öelda teada, et meil tegelikult meil on probleem. Me oleme oma kliima ära kurnanud, meie kliima muutub võrreldes ajaloolise nii-öelda loodusliku muutusega liiga kiiresti. See tõenäoliselt toob kaasa olulisi muutusi, juba näeme kõrbestumine, alade muutumine elamiskõlbmatuks, mis tähendab jällegi omakorda ümberasustamist ja demograafilist probleemi või sotsiaalseid probleeme. Hästi põnev minu jaoks on ka see nii-öelda globaalse majanduse, et siin on huvitav investoritele ja majandusinimestele, et kui kiiresti on muutumas tegelikult globaalse võimu ümber paiknemine, et kui tegelikult varasemalt on nii-öelda vaadata siis arenguriike ja arenenud riike, mulle endale ei meeldib rohkem see põhja ja lõuna ja nii-öelda piirkondade jaotamine, aga ütleme, et vaadates siis nagu indeksite mõttes arenenud ja arenguriike, et siis kui varem oli see globaalne majandus ikkagi puhtalt arenenud riikide pärusmaa, siis järgmised 10 aastat toovad väga selgelt pilti selle, et maailma majanduse 12 siis suurimat majandust nähakse, et võiks paikneda hoopis arenguriikides, mitte täna enam arenenud riikides. Ja kõik, mis puudutab tehnoloogiat, et see areng on olnud nagu kõigile juba mõnda aega teada suur muutus. Siin on jällegi see, et jah, see on nagu hetkeolukord, mis meil planeedis valitseb. Küsimus on see, et kuidas me selle peale nagu mõtleme. Ma saan aru, et olukord tegelikult on veidikene kurb, kui me vaatame nagu kõiki probleeme, mis see tekitab, aga mulle meeldib vaadata ja peaks vaatama ka võimaluste poole pealt. Number 1, mina tahaks öelda rapid urbanization. Jällegi, mina saan aru, miks järjest tegelikult on välja tulnud ETF ehk börsil kaubeldavaid fonde, mis keskenduvadki ettevõtetele, mis on seotud smart cities ehk meie linnad muutuvad järjest nagu targemaks. Meil siin oli Berkman on ju üks ettevõte, mis tegi neid tarku ülekäiguradasid, ehk see on nagu näide nendest ettevõtetest ja startupidest, kelle taga on tegelikult tulevik, vähemalt minu silmis ja vaadates neid megatrende. Ja siis tekib küsimus, et kas peaks tegelikult välislinna kolima, sest hinnad langevad on ju ja e-Selver niikuinii juba pakub mulle e-poena nagu tarned, ükskõik mis Eesti kohta, et jällegi nagu kuidas meie kasutame oma
ressursse on ju tänu sellele, et me saame kaugtööna kõik teha, kas me peame tegelikult linnas elama või see on puhtalt nagu majanduslik otsus ja väljaarvutatav otsus, kas on targem välja kolida linnast välja hoopis, kas sa säästad sellega rahaga, see sõltub veidike nagu su lapsed kaasuvad. Siis see demographic ja social change, rikkad saavad aina rikkamaks, et selle vastu nagu ei saa mitte midagi ja see on üks eesmärk, mis mina olen nagu võtnud, et miks ma üldse inimesi harin rahatarkuse teemal, sest kui sul ei ole säästa, sisuliselt me räägime sellest, et see valem sissetulek miinus väljaminek võrdub säästud ja investeeringud. Kui sa ei käitu selle valemi järgi, ehk sa kogu oma sissetulekut kulutad, sissetulek võrduvad kulud, siis sa kahjuks ei saa rikkamaks. Ja kui sa ei saa rikkamaks, siis see tähendab seda, et sa jääd lootma niigi koormatud selle sotsiaalvaldkonna peale, mis kahjuks ei saa sulle pakkuda nii häid elutingimusi, kui sa number 1 hoolitsed enda sissetuleku eest, number 2 sa hoiad kontrollis oma kulusid, kulude taset teadlikult valida endale elustiili, millele sa raha kulutad ja teed tarku finantsotsuseid ja number 2 säästmine, automaatne on ju, kõigile soovitan ja investeerimisest me kahjuks nagu ei saa vaadata kõrvale, sest investeerimine on see viis, mis võib sind rikkamaks teha, mida kahjuks nüüd inimene sisuliselt peab nagu oma kätte võtma selleks, et endale seda selgeks teha ja oma vara kasvatada võimalikult kiiresti, ilma et see oleks ära söödud kas, ma ei tea, kulude poolest või lihtsalt halba valikute tõttu. Ja arenenud riigid, tegelikult see oli üks kommentaar, et Hiina, sõltuvad indeksist muidu, need suured indeksid, mida kasutatakse kõige populaarsemates fondides näiteks, seal tõesti Hiina on jätkuvalt vist koos Indiaga oli arenev riik, aga tegelikult ta ei ole enam, nagu mina ütleks FTSE indeksis näiteks, ta on juba ammu arenenud riik, sest kui me vaatame, mis seal toimub, kuidas inimesed seal elavad, ta ei ole selline nagu, Aafrika on jätkuvalt arenev riik. Ja, et seda see muutus, nii-öelda shift tähendabki endas, et meil tegelikult need riigid saavad ju nii-öelda küpsemaks kogu aeg ja võtavad rohkem nii-öelda võimu üle, mis tähendabki seda, et meil tegelikult täna on see shift juba toimunud, meil on liikunud Aasiasse väga palju võimu, väga paljudes sektorites ja väga paljudel turgud, nii-öelda väga paljudel teenustel, tootmistel on ju tegelikult vedav ots täna juba Aasias ehk Aasia turgude käes. Ja see ongi see küsimus, et tegelikult see on arvatavasti tuleb eraldi teemana välja võtta, et ka meie pensionifondid tavaliselt enamik neist investeerib üle arenenud ja arenevate riikide, aga samas on mõned, kes keskenduvad ainult arenevate riikidele. Et see on see nagu, ma ütleks, asi, mida iga investor võiks enda jaoks läbi mõelda, on ju, et nagu teadlikult otsus teha ja technological breakthroughs jällegi, tehnoloogia startupid, et see on tulevik. Hästi põnevad trendid, aga nüüd tegelikult räägiks sellest, et vaata see ESG, SDG nagu väga palju tähti, mis kõik nad tähendavad, eriti nagu investori jaoks. Alustame vist SDG-st, on ju? Jaa, sest et kõik algas tegelikult see suur nii-öelda buum, ma ütleks selle kohta, et vastutustundlikkuse buum algas tegelikult siis juba mõnda aega tagasi, kõigepealt siis ÜRO tasandil kokku lepitud millennial goal'idega, aga millest oli kiiresti näha, et see ei ole piisav. Ja siis 2015. aastal pandi pead kokku, tuli kokku rahvusvaheline meeskond, kes aitas välja töötada ÜRO tasandil siis ÜRO kestliku arengu eesmärgid. Ja nüüd need eesmärke tegelikult, kes siin üksiku ettevõtete aruandeid vaatavad, siis tegelikult neid pildikesi reaalselt leiab ettevõtete majandusaruannetes, sest iga ettevõte, ma ei tea, sa räägid ise, kas nad on koostatud, see koostus aina laieneb, on ju, aga ettevõtted on hakanud need ÜRO eesmärke tooma sisse nende majandusaruandlusesse nagu selgitamaks seda, et kuidas nende tegevus tegelikult aitab meil paremini elada.
et kui SDG-d tegelikult on siis suures pildis jagatud 3. Me räägime meie looduskeskkonda, biosfääri puudutavaid eesmärke, me räägime ühiskonda puudutavaid eesmärke, me räägime majandust puudutavatest eesmärkidest. Siis ja nii-öelda kõike seda läbivad siis partnerlust ehk et seda, et me ei saavuta seda kunagi üksinda, ja see partner, mis globaalselt on, millest globaalselt räägitakse, on lõuna ja põhja siis nii-öelda koostöö. Et need on tegelikult riikidele mõeldud eesmärgid, aga suhteliselt kiiresti oli aru saada ja tegelikult täna näevad ettevõtjad, et nemad on osa riigist ja väga paljude eesmärkide puhul on nemad see vedav jõud. Et kui me räägime sellest samast eesmärk 8, töö ja majanduse areng, taristu, innovatsioon, säästev tarbimine ja tootmine 12 SDG on, need on tegelikult sellel kesksel kohal on majandus ja ettevõtlus. Et seetõttu ettevõtted ongi näinud, et SDG-d ei ole mitte ainult riikide, et täna hinnatakse eesmärkide täitmist ja mõõdetakse riikide tasandil, aga väga paljud rahvusvahelised ja ettevõtted on võtnud need eesmärgid endale üle ja samamoodi raporteerivad, mõõdavad ennast vastu eesmärke. Et on välja selekteerinud enda jaoks olulisemad, et ma tahtsin sellele pirukale lisaks, et kes võib-olla ei ole varem kokku puutunud, et siis siin saab paremini lugeda ka, mis on nende eesmärkide otsene sisu. Ja SDG all on Sustainability Development Goals ehk eesti keeles kestliku arengu eesmärgid. Kestliku arengu eesmärgid. Et sisuliselt algasid säästva arengu eesmärk. Esimene nimetus, esimene tõlge oli säästev areng ja me suhteliselt kiiresti saime aru, et point täna Eestis ega üldse ühiskondlikult ei ole enam säästa kedagi, vaid et me peame ikkagi nagu vaatama, et see on ülesehitamine, see on kestlikkus, see ei ole ainult nagu millegi hoidmine, vaid taastamine ja uus taasloomine. Aga ma tahtsin välja tuua Eesti erisuse, eestlased kiiksuga rahvas, nagu me natuke oleme, et siis eestlased enda jaoks lõid ühe täiendava eesmärgi, mis on siis Eesti kultuuri säilitamine ja hoidmine, et meil on siis 18 eesmärki, et kui ülemaailmselt räägitakse 17, siis pidage meeles, et Eestis on neid 18, ärme unusta seda olulist täiendust eesmärkidesse. Ja, aga need eesmärgid, kes meil podcastis kuulevad, on siis see, et kaotada kõikjal vaesus, kaotada näljahäda, tervis ja heaolu, pakkuda kvaliteetset haridust, sooline võrdõiguslikkus, puhas vesi, jätkusuutlik energia, pakkuda tööhõivet ja majanduskasvu, tööstus, uuendus ja taristu, ebavõrdsuse vähendamine, jätkusuutlikumad linnad ja asumid, säästev toitmine ja tarbimine, kliimamuutuste vastased meetmed ja siis ookeanid ja mereressursid, et need ka majandada kestlikult. Maa ökosüsteemideks ja jälle biodiversity on ju teema, et siis rahumeelsed ja kaasavad institutsioonid, koostöö ja see Eesti kultuur, need viimased 3 on seotud sisuliselt nagu sellega, kuidas inimesed omavahel suhtlevad ja teatud 4 on seotud keskkonnaga ja sotsiaalse sfääriga. Ehk sisuliselt tegelikult ÜRO poolt on meile antud konkreetne juhis, kuidas me peaksime oma elu juhtima ja millest juhindumas siis, kui me, ma ei tea, asutame ettevõtteid. Tegelikult neid SDG-sid ehk kestliku arengu eesmärke võib arvesse võtta ükskõik, mis otsuste tegemisel on ju, tegelikult peakski arvesse. Ja peabki võtma, et selles mõttes ka täna Eesti strateegia, Eesti 2035 on vist see meie arengukava täna, on ju puhtalt nagu kooskõlas SDG-dega või loodud nii-öelda sellelt baasilt, et on välja toodud siis need Eesti jaoks ja seda ongi iga riik teinud, et on tegelikult valinud enda jaoks välja kõige olulisemad teemad, et mis on selles piirkonnas, ühiskonnas täna põletavamad probleemid ja siis suunanud oma peamise energia või nii-öelda siis tähelepanu nendesse eesmärkidesse. Aga küsimus on see, et kas tegelikult peaks ju tegelema kõikide eesmärkidega, mitte teema nagu valikuliselt, vaid ikkagi sa pead kõigi eest hoolitsema. Ühiskondlikult ja kui me räägime ja hiljem võib-olla keskendume ka sellele, et mida ettevõtted ära teha saavad, et kuidas nad saavad valida, siis
põhimõte on selles, et kõik teemad ei ole kõikide ettevõtlusvormide või valdkondade puhul asjakohased selle koha pealt, et otsene seos mõne teemaga on oluliselt tugevam kui teise teemaga. See tähendab, et võimalus panustada on oluliselt suurem ja see on võib-olla nagu see võtmekoht, et kui me toome selle müstilise märksõna sisse nagu rohepesu või valgepesu või roosapesu või mis iganes värvi pesu me kanname, siis või pesume pesemed, siis põhiline probleem on selles, et fookus suunatakse valdkonda, mis ei ole tegelikult põhitegevusega seotud ja mis võib eksitada selles mõttes, ei tegele nii-öelda tegelikult oma kõige olulisemate probleemidega, on ju. Aga siis on hea, et sa tõid välja juba selle järgmise küsimuse, et mida ettevõtted saavad teha ja siin tegelikult ma tahaks kohe nagu tuua seda erisust. Number 1 on, kuidas ettevõtted sellele lähenevad, on see, et meil on tegelikult riskid. No see teema on üldse nagu investeerimisest sisse tulnud ja Bloombergis oli suur artikkel on ju selle kohta, et tegelikult kõik need ESG ehk jätkusuutliku hindavad kriteeriumid võtavad arvesse seda, kuidas siis need faktorid, erinevad keskkonnafaktorid, kui palju nad riske pakuvad ettevõttele. Ja ESG faktorite kohta oli sul vist ka eraldi slaid, et nendest eesmärkidest. Ja, et ma tegelikult tahtsingi öelda, et siis kui laiem üldsus ühiskondlikul tasandil leppis kokku kestliku arengu eesmärkides, siis ettevõtjate ja ettevõtete vastus nii-öelda sellele teemale, ma tahtsin rääkida vahepeal, aga jätame selle rohepöörde teema praegu vahele, vaatame, sellest võime pärast rääkida. Siis ettevõtete vastus tegelikult nendele globaalsetele väljakutsetele ongi see sama ES ja G-ga tegelemine. Et asendab sisuliselt see vanasti ta oli SRI, Social Responsibility ja nüüd tegelikult lisaks sellele sotsiaalsele, on alati olnud sotsiaalne, tegelikult iga ettevõte peaks sotsiaalne vastutustundlik teoorias olema, on ju hoolitsema enda töötajatest, aga tuli rohkem juurde see keskkonna pool. Ja just, et kui varem, kui nii-öelda alustades siis tagantpoolt ette, et kui see governance ja valitsemise teema on ettevõtte jaoks olnud pikalt laual teema, sest et see on nii-öelda oluline osa ettevõtte toimimisest, mis tagab selle, et ettevõte on tegelikult jätkusuutlik siis ja sotsiaalsed teemad täpselt samamoodi läbi CSR poliitika ja siis nii-öelda juba vajadusest, et ma pean tegelema oma töötajatega, ma pean partneritega tegelema, klientidega, tarnijatega, on ju, et siis see sotsiaalne pool on nagu ka olnud juba pikemalt fookus ja siis tõesti, et see keskkonnateemade nii-öelda esile toomine ja sellele fookuse suunamine on väga palju olnud seotud selle rohepöördega nii-öelda, millest ma mõtlesin, et ma paari sõnaga ka räägin, et millest see rohepööramine täna seisneb ühiskondlikult, aga ja, et need keskkonnateemad tulid väga jõuliselt lauale alates siis Pariisi kliimakokkuleppest, nii-öelda, kus siis tegelikult otsustati, et me peame võtma eesmärgiks kliima soojenemise peatamise ja ambitsioonina nähakse siis ette, et seda me suudame täna ainult saavutada läbi kliimaneutraalsuse või isegi tegelikult kliimapositiivsuse ehk selle, et me tegelikult siis enam ei emiteeri, et me tahame üle minna energiatarbimisele ja tootmisprotsessidele ja elukeskkonnale, mis tegelikult ei saasta ja otsene seos täna on siis meie kõige suurema saasteallikaga ehk siis fossiilsed kütused, et me keskkonnast, et siis mitte ära unustada seda, et me ei räägi tegelikult ainult kliimamuutustega tegelemisest, vaid me ja kliimamuutuste puhul ka me mitte ainult ei räägi sellest, kuidas täna meie mõjutame kliimat ehk kuidas ettevõtted mõjutavad kliimat, vaid me tegelikult räägime kliimamuutustest ka kui teema, mis puudutab ettevõtteid ja ohustab ettevõtteid ehk et see kohanemise pool on hästi oluline ka, mitte ainult see kliimamuutuste likvideerimine, vaid ka see, et me juba teame, et kliima on muutumas ja me peame suutma ettevõttena sellega kohaneda.
ja sisuliselt teised keskkonnafaktorid, veepuudus on ju, et me teame, et ettevõtted võivad põhjustada seda, et nad reostavad vett, aga samas teiselt poolt mõned ettevõtted on nii oma tööprotsessidest sõltuvad sellest vee kogusest, mis jällegi võib väheneda seoses kliimamuutusega. Et tahan küsida, et kui piirkonnast väga palju. Aga sisuliselt see on nagu mündi kaks poolt on ju, üks ja sama münt on ju kaks poolt, üks on see, et kuidas sa juhid neid riske, mis tulevad sul nendest faktoritest. Teine on see, et kuidas sa ise panustad nende asjade mitte süvinemisele või nende asjade lahendamisele. Väga otsene näide energiakriis, et tootmised, mis on väga energiamahukad, saavad praegu energiakriisis väga palju pihta nii-öelda, et siin on täpselt hästi näha, et ühtepidi energia nii-öelda siis kriisist tulenev mõju ettevõttele täna mõjutab teda, aga ei nähta seda, et me tegelikult juhtisime ettevõtte sellesse kriisi, kuna meie ettevõtlus on väga energiamahukas. Et selles mõttes nagu minu jaoks on see praegu nagu peaks ütlema selline ideaalne stsenaarium, kuidas asjad lähevad, et on selgelt nagu aru saada nüüd, et ettevõtted, kes ja huvitav on vaadata, et avalikkuses ettevõtted, kes on väitnud, et me oleme väga rohelised, tahame väga eeskujulikult panustada kliimaprobleemidesse, tulevad nüüd järgmises uudises ja räägivad, kuidas nad peavad hindu tõstma 4% võrra või nii-öelda tootmiskulud on nii palju suurenenud, sest energia on nii palju kallimaks läinud, et see siit on nagu aru saada, et okei, aga siis me tegelikult nagu vist ikkagi ei tegele päris õigesti teemaga, sest et me nagu oleme endiselt väga otseselt sõltuvad energiast. Ma ei tea, kas seda on võimalik lahendada tegelikult, järjest me hakkame tarbima rohkem energiaid. Efektiivsus on see sõna, et selles mõttes, et kui Eestis on tegelikult ressursitõhususest ja efektiivsusest väga palju räägitud, on igasuguseid toetusi jagatud, aga tegelikkuses ei ole ettevõtted tegelenud nii-öelda juurprobleemidega ehk et ei ole nii-öelda vajadust otseselt olnud vaadata üle oma põhitootmisprotsesse selliselt, et nad oleksid ikkagi nagu päriselt efektiivsed, energiatõhusad ja protsessi mõttes efektiivsed, et seevastu näiteks Skandinaavias ja väga paljudes teistes piirkondades juba maailmas on nii-öelda ette nähtud seda, et meil üks hetk tekib probleem, kus meil tekib energiapuudus, sest et me teame, et me tegelikult oleme endale eesmärgiks võtnud nii-öelda rohepöörde ehk ülemineku taastuvenergiale. Ja need ettevõtted on juba hakanud pikemalt ette planeerima, mõtlema, et aga kuidas ma suudan täna nii-öelda asendada oma tootmisprotsessi kõige ebaefektiivsemaid kohti efektiivsematega. Rääkides siis, ma ei tea, toote disaini muutmisest kui tootmisprotsessi ümberkujundamisest ja energia talletamise lahenduste väljamõtlemisest. Vee puhul väga ägedad on need kogumissüsteemide arendamised, kus tegelikult kasutatakse oma sama tootmisprotsessis kasutatud vett uuesti ära nagu teisel ringil. Ja, et selles mõttes meil börsiettevõttes jällegi siis, kui Hepsol tuli välja, ta ehitas siin minu kõrval üks põhimõtteliselt keskkonna säästvate lahendustega nagu Majo, mis kasutab sisuliselt seda vihmavett on ju ja pluss kanalisatsioonivett või saab kasutada uuesti. Igatahes jällegi sellised lahendused peaksid muutuma normaalsuseks, sest esiteks nad aitavad säästa loodust, teiseks nad tegelikult vähendavad meie ressurssi kasutamist. Jah, nad alguses võivad maksta veidikene nagu kallim on ju, et sa pead seda lahendust juurutama, aga lõppude lõpuks ta aitab sul säästa. Ta on kõikide uute lahenduste. Iga innovatsioon on tulnud tegelikult alguses nii, et ta on alguses kättesaamatu, sest et teda on vähe. Mida rohkem kasvab nõudlus, seda rohkem kasvab pakkumine, seda rohkem nii-öelda tuleb turg järgi, seda madalamaks lähevad hinnad ja seda kättesaadavamaks tegelikult lahendused osutuvad. Aga pole midagi, alati ajalooliselt on pioneerid olnud need, kes on nagu pidanud maksma kinni selle, et tegelikult lahendused turgudele jõuaksid ja see on ja neid ettevõtteid täna juba on, kes tegelikult on endale võtnud
sihiks investeerida siis rohkem või kanda suuremaid kulusid lihtsalt selleks, et võtta kasutusele jätkusuutlikumad lahendused. Ja täna igasugused majandusanalüüsid näitavad ja tulemuste pealt ka, et siin enda hea kolleeg tegi uurimistöö, kus võrdles ettevõtteid erinevaid nende tulemuslikkust, majandustulemusi, kõrvutas siis nende ESG tulemustega ja nägi selgelt ära, et need ettevõtted, kellel on kõrgemad ESG skoorid, on ka majanduslikult nagu oluliselt paremate tulemustega. Et see ei ole enam nagu küsimus, et kas tasub ära, et see juba tasub niikuinii ära, mitte ainult siis keskkonnahoiu ja sotsiaalse heaolu nimel, vaid ka majanduslikult tasub ära ennast. Just, et selles mõttes seda on näha ka ESG fondides, ehk nende fondidel on parem tootlus olnud ja pluss ESG ettevõtetel on langused ka väiksemad kriiside ajal, sest inimesed tahavad seda jätkusuutlikumaid lahendusi rohkem toetada. Ja siin alla sisuliselt lähevad kõik keskkonnaga seotud teemasid, näiteks CO2 emissioonid. No näiteks ma juba vaatasin, Tallinna Kaubamaja ka hakkas arvutama neid emissioone, LHV ammu juba kuvas enda aruannet, vähemalt eelmine aasta, kui ma analüüsisin. Eelmise aasta aruannet juba kuvas emissioone, väga paljud rahvusvahelised ettevõtted hakkavad emissioone esiteks kalkuleerima, pluss teiseks me tahame näha seal vähenemist, on ju. 2024. aastast laieneb oluliselt, võib-olla nüüd lükkub see natukene edasi, aga seoses uue Euroopa Liidu poolt välja antava kestlikkusaruandluse direktiiviga tegelikult kohustus raporteerida laieneb oluliselt suuremale ringile ettevõtetele, et praegune piir on nii, et kõik ettevõtted, kellel on vähemalt 250 töötajat ja siis käive kusagil see 20 miljoni euro juures, mis on juba nagu Eesti mõttes on see täitsa hulk ettevõtteid näiteks, kes peavad hakkama oma tulemusi raporteerima regulaarselt, vähemalt iga-aastaselt siis. Ja ESG raporteid välja andma. Balti börsil noteeritud ettevõtetele minu meelest see ka ei ole ennast, on ju? Ja. Sellest aastast, et tegelikult kõik ettevõtted, kes on Balti börsil, nad on kohustatud juba enda aruannetes tooma sisse seda, mis seal oli, kas nad peavad raporteerima seda, kui palju nende tegevus jaguneb jätkusuutlike ja mitte jätkusuutlike nagu tegevuste vahel ja pluss. See on uus Euroopa Liidu nii-öelda taksonoomia või regulatsioon siis, et mis määrab, mis tõi turule revolutsiooni selle koha pealt, et võeti ette kõige siis rohepööret kõige enam mõjutavad või panustavad sektorid, energia, ehitus, transport ja loodi sinna taha taksonoomia ehk reeglistik, milline ettevõtlus täna nendes sektorites on jätkusuutlik, milline mitte. Et väga konkreetsed tehnilised kriteeriumid, väga detailsed, väga sisukas ja nüüd sõltuvalt sellest reeglistikust on ettevõtetel täna kohustus, börsiettevõtetel, finantssektoril ja suurtel üle 500 töötajaga ettevõtetel, kellel seni juba see avalikustamise kohustus kehtis, kohustus siis täna avalikult raporteerida, kui suur osa nende äritegevusest vastab nendele jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. Järgmisest aastast täieneb kohustus selle võrra, et tuleb juba arvutada nii-öelda reaalselt välja oma käibest, operational cost ehk siis tegevuskuludest ja kapitalikuludest osakaal, kui palju on nende äritegevusest jätkusuutlik, kui palju mitte. Et ma siin ise olen päris mitme ettevõttega natuke nagu maadelnud selle teemaga, et aru saada, et kas nende tegevus vastab või ei vasta ja tegelikult see ei ole nagu ütleme nii, et ettevõtetel ei ole enam nii lihtne väita, et nad on jätkusuutlikud, kui see oli varem, et väga mustvalgelt on ikkagi juba kriteeriumid paigas ja sa ei saa niisama tulla ütlema, et meie see valdkond toodab täna efektiivselt või on nagu roheline, ei. Ei saa enam greenwashi nii kergesti teha, on ju, sisuliselt.
sest sa pead mustvalgelt nagu ära näitama. Et minu meelest see on suurepärane näide ja see on ainult Euroopa Liidus on ju, et kahjuks USA ettevõtetele see ei laiene, aga Euroopa Liidus sisuliselt, kes hakkavad aruandeid vaatama, juba Eesti ettevõtte aruandetest saab siis vaadata, kuidas nemad raporteerivad ja meie Euroopas suuremad ettevõtteid, kellesse mina näiteks olen investeerinud ka, ma olen valinud neid ettevõtteid, kus ma vaatasin, et ongi nagu raporteeritakse environmentally ehk kui palju CO2 emissiooni, kuidas seal juhitatakse seda energia kasutamise efektiivsus või vähendatakse energiakasutust. Et on see rohepööre sisuliselt nüüd kajastub aruannetes ja järjest läheb massidesse. Ja, et nüüd meie asi on harida turgu, seda informatsiooni tarbima ja selle baasil otsuseid tegema. Et selles mõttes täna nii-öelda esimene suund on see, et suurendame läbipaistvust, panen ettevõtteid seda informatsiooni avaldama, enda kohta ütlema ja siis samal ajal paralleelselt õpetame tarbijaid ehk et kas investoreid, huvigruppe, kliente, tavalisi nii-öelda füüsilisest isikust tarbijaid, et mida selle info põhjal, mida sellest arvata, et kuidas nüüd käituda, kui ma tean, et see ettevõte on välja öelnud ühte, teist või kolmandat asja. Aga sisuliselt, kui üks ettevõte endale seda teekonna ette võtab, mida ta siis hakkab tegema? Üks on see, et ma tean, et võib lihtsalt niisama raporteerida, on ju. Number 2 on see, et ideaalis ju läbi või toetudes nendele SDG-dele ja me teame nende ESG-dele ehk keskkonna, sotsiaalsete ja valitsemisfaktoritele on võimalik kogu oma strateegiat või nagu ettevõtete toimimist üle vaadata. Ma olen kuulanud see konverents, mis teil oli PricewaterhouseCoopersis, kuidas LHV rääkis sellest, kuidas tegelikult see keskkonna, sotsiaalne ja see valitsus, esiteks neil on juht selle kohta ja teiseks need faktorid on tegelikult juurutatud, mitte see, et see on nagu üks inimene, kes tegutseb oma ette ja kirjutab mingid aruanned, vaid ei, et need tegevused, need faktorid ehk nende peale mõeldakse igas tegevuses, igas nagu ettevõtte, ma ei tea, tasemel. Ja et see ei ole tegelikult päris ettevõtted, nii-öelda ettevõtted, kes päriselt võtavad ESG temaatika endale nagu viljelemiseks ehk et nagu tahavad päris ringi, et need ettevõtted ei suuna seda tegevust ainult ühe üksuse. Mul ei ole midagi turundajate vastu, aga mul ajab tõsiselt nagu niimoodi harjapunaseks see, kui mu vastas on nagu inimene, kes tegeleb ESG-ga ja ta on nagu osa turundusest, mis minu jaoks on nagu, kuidas see inimene ei tea midagi operational nagu poolest ehk et tegevusest ja kuidas saab selline inimene muuta üldse nagu nii-öelda ettevõtte äritegevust jätkusuutlikumaks, et noh, aga see on väga palju muutumas, et väga paljudes ettevõtetes on see nii-öelda jäänuk, et täna nähakse endiselt ESG temaatikat turunduses, et noh, see muutub, see peab muutuma, sest ta tuleb finantsidesse ja tegelikult läbi finantside ta tuleb nagu juhtkonda, et see on lihtsalt. Et see, et juhtimistasandil on antud see nii-öelda volitus, pluss siis teine asi see, et inimesed, kes tegelevad äriarendusega on seotud, see on nagu ainuõige lahendus, kuidas üldse teemaga tegelema hakata. Aga mida siis ettevõte teeb, kui ta nagu on võtnud endale ESG tema südame lähedaseks, et siis see ring on tegelikult hästi lihtne. Ettevõte alustab sellest, et ta mõtestab enda jaoks mõju lahti, kus kohas on see minu koht, mismoodi mina panustan, kui ma toodan täna väga hea näide, et mul üks meie partner on ettevõte, kes pakub nõudepõhist transporti. Väga äge oli nagu näha, kuidas nemad enda jaoks lahti mõtestasid, et meie peamine eesmärk on lahendada sotsiaalset probleemi nimega juurdepääsetavus ehk et pakkuda inimestele rohkem võimalusi liikumiseks. Aga samal ajal me tegelikult suurendame võimalust, et inimene tarbib rohkem,
ta tegelikult kasutab transporti rohkem, mis tähendab, et ta nagu emiteerib rohkem, on ju, et ta nagu, et alati on see, et ühel äritegevusel ei ole ainult ühene mõju, vaid et tal on mõju ja kõik ettevõtted omavad mõju nii keskkonnale, sotsiaalsele keskkonnale ehk ühiskonnale kui ka nii-öelda oma see viis, kuidas ettevõtted juhitakse oma mõju ehk et kõigil on ESG mõju. See, kui keegi tuleb, ütleb, et mina üldse ei oma, see ei ole nagu reaalne. Aga et ettevõte alustabki sellest, et ta mõtestab enda jaoks lahti, mis need minu mõjukohad on, kus mina kõige enam täna mõjutan keskkonda või ühiskonda. Siis kui ta on oma mõjukohtadest aru saanud, siis ta seab endale mingisugused eesmärgid. Kui ta on ambitsioonikas, siis ta lepib strateegilisel tasandil kokku, et me tahame saavutada seda. Me tahame olla kliimaneutraalne, väga popp teema, või me tahame olla number 1 haridus või tervishoiu, ma ei tea, teenuste pakkuja Eestist, jõuda kõikidesse piirkondadesse, mis iganes, nagu võtta endale eesmärgiks, kus on see sotsiaalne või keskkonnamõõde sees. Kui need eesmärgid on seatud, siis tema teab, et need eesmärgid ei täitu ilma, kui ma pidevalt ei hinda, analüüsi, mõõda, et mul on tegelikult kokku lepitud ka mõõdikud, et kuidas me neid eesmärke saavutada tahame. Et ainult nii-öelda üksi eesmärk ei täida, ma pean teadma, kaugel ma olen, kas ma olen oma eesmärgile lähemal või kaugemal. Ja see, mida täna juba, kust nüüd algab, et kui see mõju ja eesmärkide ja mõõdikute pool on selline, mis toimub hästi palju ettevõtte sees, siis see, kust algab täna avalik pool, ehk et see pool, kus meie juba näeme, mida ettevõte teeb, on tegevusplaanid ja aruandlus. Et investoritena täna meie saame nõuda või küsida, esimene hetk, kus me saame, on see, et näidake, mis on teie ESG tegevusplaan. Ja kui sa seda juba küsid, sa tead, et ta peab olema enda jaoks läbimõelnud mõjukohad, ta peab olema eesmärgid seadnud ja ta peab mõõdikud seadnud olema, sest kui tegevusplaan ei sisalda mõõdikuid, siis see on juba täitsa mõttetu, sest et sul on nagu, siis see on lihtsalt tegevused, see ei ole nagu realistlikult jälgitav või siis täidetav action plan. Kõik me teame, milline hea tegevusplaan peaks välja nägema. Ja aruande pool, see kõige nii-öelda ringi mõttes kõige viimane pool, millega tegeleda, et tegelikult väga paljud ettevõtted teevad täna seda valesti, et nad alustavad aruandlusest ja mina ütlen alati, et ma saan aru, et te tahate aruannet teha, aga teil ei ole sinna aruandesse mitte midagi kirjutada. Et miks me tegeleme täna sellega, et me tahame kiiresti luua aruannet, kui meil tegelikult sisu ju veel ei ole. Alustame ikkagi algusest ehk, et lähme tagasi sinna, et mis on need teie mõjukohad, mida te tahate saavutada, mida te tahate mõõta, mida te tahate teha ja siis räägime sellest, kuidas teil läks, on ju, sest aruandlus on ju tegelikult rääkimine sellest, kui tublid me oleme olnud. Et või kui mitte edukad ja kõige selle keskel tegelikult on üks asi, mida tihti unustatakse ära, et see kõik on muutus, et ettevõte peab hakkama muutuma, et kui me vaatame seda sama ringi uuesti ja uuesti ja loeme iga aastast tegevusaruannet ja me näeme, et seal ei toimu mitte mingit progressi, ehk et ettevõte ei ole tegelikult kuhugi edasi liikunud, siis ei toimi, sest muutust ei juhtu, ettevõte ei liigu kuhugi suunas, ei muutu paremaks, halvemaks, mitte midagi. Aga samas minu küsimus on see, et ma olen hiljuti ka vaadanud, et reinvention on üks sõna, mis on tulnud seoses ettevõtlusega, et kui vanasti üks ettevõte sai nagu 70 aastat ja inimene sai 70 aastat töötada ja ettevõte sai nagu 70 aastat teha üht ja sama asja, siis nüüd räägitakse, et põhimõtteliselt see nagu aken, et iga 3 kuni 7 aasta tagant ettevõte peaks nagu reinventima ehk uuesti välja mõtlema enda tooteid ja teenuseid ümber. Aga mina mõtlen seda, et sisuliselt ettevõtte sees, kui sa ehitad seda ESG-süsteemi, no näiteks sul ongi need kasvuhoonegaasi emissioonid nagu üks mõõdikud. No mina olen lihtsalt finantsides töötanud, on ju, ja ma raporteerisin iga kuu nagu juhtkonnale, et kui sa juurutad seda oma aruandlusesse sisse ja juurutad seda põhimõtet, et me teeme kõik tegevused, mis on suunatud selleks, et näiteks vähendada, ma ei tea, seda veereostust ja nagu võtad neid projekte, et see on selline permanentselt juurutatud asi, et sa ei pea reinventima otseselt. Ei peagi ja siis sa näed seda, et see tegelikult see reinvention toimub iseenesest, sest sa nagu äritegevuse käigus hakkad arvestama nende aspektidega, et aga me tegelikult 7 aastat öeldakse täpselt see, sellepärast, et see on selline nagu maksimaalne strateegiline planeerimise nagu
kuidas sa ütled, nagu ajahorisont ja kus sa nagu suudad planeerida ja mõelda, on ju. No ja kui sul on väga raske. Ja ongi, et kui sul on 5-7 aastat strateegia paika pandud, siis sa töötad selle nimel, ei ole mõtet kogu aeg oma strateegiat uuendada, muuta. Selles mõttes, et siis ei jõua muutused juhtida muutusi. Aga see on selline aeg, kus tuleb ümber vaadata niikuinii. Sa pead nagu iga äri peab ennast, on see ESG põhjus, on see mingi muu põhjus, sa pead ennast nagunii üle vaatama. Sest et ühiskond, keskkond, kõik muutub nii palju, turud muutuvad, et see nagu vajadused muutuvad, et sa ei saa, see on nagu olnud võib-olla üks põhjusi ka, miks mingid ärid, kes on pikalt jäänud seisma, on nüüd viimastel aastatel muutunud nagu kinni jooksnud, et nad nagu ei näevad, et nad ei käi nagu, et nad ei kasva enam nii kiiresti, nad ei suuda enam turgudele siseneda ja sa näed, et põhjus on see, et nad on kuskil hetkel jäänud kinni sinna, et me teeme nii äri, me teeme sellist äri, aga see äri tegelikult ei ole tänasele turule enam nagu kohane või sobiv. Just, et sellepärast nagu kõik need suured ettevõtted, kes meil on seal fondides topis sees, Microsoft, Amazon, kogu aeg nagu renovation, uued tooted, uued teenused, et kogu aeg nagu luuakse innovatsiooni ja parendatakse seda, kuidas sa teed olemasolevat asja. Ja rahvusvahelised ettevõtted teavad täna uue asja lahenduse turule tulles, mis on meie järgmine uus asi, millega me turule tuleme, et selles mõttes see nii-öelda nagu mõtte või nii-öelda, et see arendusjõud seespool on ikkagi nii palju ees tegelikust turust ja sellest tegelikkusest äritegevusest, et see on muidugi muljetavaldav. Aga võib-olla selle teema kohta nagu kommentaariks öelda, et miks ettevõtted otsustavad üks hetk endale võtta selle teekonna ette, et mina näen seda vajadust 3 kohas, 3 nii-öelda entry pointi või 3 ringi sisenemiskohta, et esimene on siis puhtalt strateegiline otsusvalik. Meie ettevõttena otsustame, et me tahame olla jätkusuutlikud, me tahame olla vastutustundlikud, me tahame ettevõtte juhtkond, omanik, investor, kes iganes ütleb, et me võtame selle endale sihiks ja me hakkame oma äri niimoodi ümber kujundama. Teine koht, kus kohas see nagu nii-öelda muutus algab, on see, et tegelikult on vajadus muutuda. Ma mõõdan, ma näen, et ei toimi. Ma jõuan tegelikult arusaamisele, et see äri ei ole täna enam jätkusuutlik. Ma toodan suuski, mida ma tean, et tegelikult juba viimased talved iga aasta müük langeb. Ma ei tooda enam suuski. Ma pean tootma midagi muud, on ju. Et see on see praktiline vajadus, miks ma pean oma äri ümber suunama. Ja siis see nii-öelda minu jaoks kõige mitte motiveerivam nagu entry point on alati see, et aga mu käest küsitakse nüüd mingit aruannet, et ma pean hakkama rääkima, kui vastutustundlik ma olen, aga kas ma siis olen ja mis ma siis nüüd teen, et see on see nii-öelda välise surve mõjul algav muutus. Lõppkokkuvõttes tegelikult ei ole vahet, kuidas ettevõte sellele teekonnale siseneb. Tähtis on see, et ta teeb seda läbib seda ringi ja ta tegelikult nagu muutub sisuliselt, mitte ainult näiliselt. Ja, aga selles mõttes ma ütleks seda, või see on nagu minu isiklik arvamus, nii palju, kui ma olen majandusaruandeid lugenud, ettevõtteid vaadanud, siis tegelikult Euroopa Liidus on meil veel asjad head, Ameerikas on enamasti tegelikult päris okei, on ju, aga samas kuskil arenevates riikides, kus ma ei tea, kaevatakse mingit metalle nende sama elektriautode jaoks ja dambitakse neid jääke lihtsalt nagu põllu peale ja farmerid peavad loobuma, just oli nagu dokumentaal selle kohta, et meil on nagu väga palju arenemisruumi ja kuidas me saame seda nagu oma poolt parandada, ongi see, et meie investoritena ja inimestena esiteks number 1, me peame kõik jätkusuutlikkusest hoolima, sest kui me tahame endale lastele midagi jääda, et me saaks hingata normaalselt puhast õhku, et meil oleks puud, rohelised puud ja et meil ei oleks siin, ma ei tea, veetase 10 meetrit kõrgem, et me peaksime hoolima jätkusuutliku
tegevusest ja jälgima ja küsima ettevõtete käest, sealhulgas mitte ainult investeerimisotsuste puhul, vaid ka, ma ütleks, tarbimisotsuste puhul, et vaatame ettevõtted, kas ta panustab sellele jätkusuutlikumaks ülemineku nagu peale, kas ta panustab selle peale nagu oma ressursse ja fookust. Ja üks küsimus muidu, mis mul siin on olnud seoses eesmärkidega. Ma olen leidnud, ma kahjuks ei mäleta, kelle framework see oli ühe, kas think tanki framework, et sisuliselt sul on nagu 5 aastat, kui hästi on ettevõte valmis selleks kliimagaaside nagu eesmärgi ja ambitsiooni endale võtma, on ju. Samas siis, kui mina õppisin, ma sain sertifitseeritud kestliku rahanduse analüütiku sertifikaadi endale. Professor Krosinski oli küll selline, et no kui üks ettevõte kirjutab avalikult, et tema ambitsioon on aastaks 2030 muuta absoluutselt kliimaneutraalseks, et siis tal läheb nagu punane tulekene põlema, et nagu, et see ei ole võimalik. Mis siis see õige suund on, kas sa võtad seda ambitsiooni, aga siis see lihtsalt tähendab seda, et noh, sa päris ei saa ju kliimaneutraalseks muutuda või siis ei võta seda ambitsiooni, et mis on sinu kui eksperdi nagu arvamus? Ambitsioonikus on vajalik sellepärast, et mida me nüüd näeme, et kõik need ettevõtted, kes on seda välja öelnud, kes on liitunud näiteks kas science-based targetitega või mingite muude algatustega öelnud, et me oleme aastaks 2040 kliimaneutraalsed, siis mis nad nüüd täna teevad, on see, et nii, aga aidake meid nüüd. Rääkige, kuidas me nüüd saame seda, kuidas me seda saavutame, mida me tegema peame, et ma ei pelgaks ambitsiooni sellepärast, et kord juba välja öeldud eesmärk jääb nii-öelda alles ja see on üks pidepunkt, kust kinni hakata, kus on nagu võimalik pärast öelda, et vaadake, aga uue täiendava fossiilkütustel toimiva tehase investeering, ehitamine ei ole teie välja öeldud ambitsiooniga kooskõlas. Te väidate, et see on üleminekuplaan, aga palun siis näidake mulle face-out'i, näidake mulle seda, kuidas te kavatsete sellest nagu ja mis ajaga loobuda. Et see on nagu koht, kus on võimalik nagu tegelikult hästi lihtsasti äriotsuseid avalikult välja öeldavaid asju küsitavaks muuta. Ja see paneb ettevõtted väga ebamugavasse olukorda, sest need ettevõtted, kes ei ole täna välja öelnud, nad on nagu selles mõttes paremas positsioonis, et nad saavad enda jaoks nagu veel hetkel nagu käega katsutava või tehtava ambitsiooni seada ja keegi nagu justkui aru ei saa, et aga see tegelikult on 25% võib-olla minu emissioonidest näiteks üldse, on ju. Aga nad saavad nagu, nendel on see eelistena, aga need, kes suure hurraaga globaalselt on juba täna välja käinud oma statementid, on ju, et noh, me lähme ja teeme, on ju, ja see ajab harja punaseks mind ka, eriti siis, kui ma ei saa absoluutselt aru, mis nagu skoobist räägitakse, kas te räägite ainult enda neutraalsusest, oma väärtusahela neutraalsusest, millest nagu. Aga ma saan nii-öelda aru, et ettevõte on täna kohas, kus tema alles hakkab aru saama, mida see tegelikult tähendab. Et see ei ole tegelikult nii lihtne. Ja seesama enne, mis sa ütlesid, et kuidas me saame, et me teame, et okei, ettevõte siin räägib küll, et ma olen tohutult vastutustundlik, aga siis mis toimub Aafrikas, Aasias, et see tarneahela, väärtusahela läbipaistvuse küsimus on kogu äritegevuse vastutustundlikuks muutumise aluseks. Ja kõige rohkem punkte täna indeksites antakse nendele, kes tegelikult raporteerivad ja annavad aru mitte ainult enda äritegevusest, vaid kogu oma tarneahelast. Nad teavad, kus nende ressursid pärinevad, nad teavad, kuidas ja kus on toodetud nende materjalid, nagu nende siis toodete, noh, näiteks need, kuidas sa nimetad neid nagu, noh, millest toode kokku pannakse, noh, tükid põhimõtteliselt. Ja, see on nagu, see on ülimalt keeruline. See on väga keeruline, aga väga paljud ettevõtted töötavad selle nimel täna, et nad tahavad oma nii-öelda siis tarneahelat läbipaistvaks muuta ja välja tuua, eriti need ettevõtted, kes näevad, et selles on nende tänane turueelis. Et see on nagu, noh, nii-öelda
kas ma liitun mõne rahvusvahelise kokkuleppega ja me teame, et nendes erinevates standardites on ka täna fair trade'is igal pool on nagu nii-öelda riskid ei ole lõpuni maandatud, et tegelikult jääb alati see risk, et need sertifikaadid või nii-öelda nagu märgised on antud mitte õigetel alustel või seal on nagu korruptsioonioht ja mis iganes, aga vähemalt ma tean, et ma küsin neid küsimusi ja ma uurin seda, ma teen selgeks, et täna kui küsida keskmiselt ettevõttelt, et kust teie tooraine pärineb, noh, 9 juhul 10 ei tea mitte keegi, see tuleb kuskilt Aasiast näiteks või see tuleb kuskilt Lõuna-Ameerikast, kust, kes, mida, mis mõttes nagu, et ei tea. Et ma ise olin rahvusvahelisel, kui ma olin 2019 ÜRO kliimaassambleel, siis seal oli hästi äge algatus, mida suured tehnoloogiaettevõtted toetavad, on see, et tarneahela läbipaistvuseks, et kaotada ära ja mida tulevik kindlasti toob, ma tean, on see, et kaovad ära need vahemehed nii-öelda. Ehk et mis täna muudab protsessi toote nii-öelda nagu teekonna kaardistamisel või jälgimisel keeruliseks, on see, et kaup hästi palju on vahemehi, kes vahendavad edasi ja tagasi. Et mida nüüd täna rohkem tegelikult tehnoloogia areneb, süsteemid arenevad, kaubandus areneb, otselinke tekib järjest rohkem tootjate ja tarbijate vahel. Ja mida nagu läbipaistvamaks, õhemaks muutub see intermediate'i vahemeeste nagu kiht, et seda läbipaistvamaks tegelikult kogu äritegevus muutub. Ja sellega me tegelikult saame rohkem hakata tulevikus ise ka kontrollima ja teadlikumaks, et kust meie tarbitavad kaubad ja tooted pärinevad. Kas praeguses Scope 3 mõõtmine ei olnud kuskil taksonoomias koostöös? Ja taksonoomia ütleb juba, et tegelikult tuleb, kui sa tahad väita, et sa oled jätkusuutlik, sa ei saa ainult rääkida oma toote või tootmisprotsessi Scope 1-2 emissioonidest, vaid sa pead ikkagi vaatama teda väärtusahela või kogu olelusringi üleselt, ehk siis nii-öelda hällist surmani nimetatakse eesti keeles, on ju. Et sa pead ikkagi analüüsima kogu tarneahelat, et see on hästi keeruline ja alguses kindlasti hakkame me nägema ja tulema numbrid, mis on nagu täitsa, ei ütle nagu mitte midagi, aga mida rohkem meil seda infot tekib, me saame neid andmeid omavahel kõrvutada, seda rohkem me saame küsida küsimusi, et oi, aga see on täitsa nagu number, ei ütle mitte midagi, see lambi number, kust te selle saanud olete, et see ei ole võimalik nagu. Et hästi palju näen seda paralleeli praegu, mis on toimunud finantsarvestuses aastakümnetega, kui palju täpsemaks, standardiseeritumaks, arusaadavamaks on finantsaruanded muutunud. Üks hetk juhtub täpselt seesama asi ka kestlikkusaruandlusega. Need samad näitajad muutuvad sama nagu lihtsasti arusaadavaks ja kergesti tarbitavaks. Just, et selles mõttes hetkel kõikidele ka infoks, et praegu ei ole nagu üht kindlat aruannet, mida kõik nagu raporteerivad kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse osas, aga IFRS, kes on ka raamatupidamise aruandlust standardiseerinud, et nemad tegelikult peaksid lähiaastatel välja töötama sellist ühtset standardit, mida kõik saaksid jälgida, no siis kindlasti ka meie jaoks see lugemine muutub kergemaks. Ja ka me mainisime Scope 1, 2 ja 3. Scope 1 tähendab siis seda, et sa saad aru, kui palju sinu nagu tegevus ettevõttena, kui palju sina emiteerid neid kasvuhoonegaase. Otseselt ettevõtte nagu mõjusfääri või omandis olevate tegevustega, et mitte töötajad kodus. Jah, just. Et otseselt see, mida mina täna täiesti otseselt kontrollin, kõik minu nii-öelda bilansis olevad varad, kõik minu omandis olevad hooned, et see on nii-öelda see väga kõige otsesem emissioon, mis sõltuvast sektorist on ju, võib mõnel olla energiatootjatel väga suur osakaal, teenusepakkujatel peaaegu olematu, ühesõnaga, jah. Siin ma ütleks number, Scope 2 on see, kus sa võtad veel arvesse oma poolt tarbitava elektrienergia selle jalajälje on ju, et kui sul tegelikult, kui sa tarbid rohelist energiat, siis ma ütleks, et Scope 2 peaks 0 olema, on ju.
no või mitte null, vaid see täiendav nagu emissioon peaks nulli lähedane olema. Kui sa tarbid siis kahjuks nagu põlevkivisööenergiat, siis sealt tuleb täiendav emissioon ja skoop 3 on tegelikult see, et sa arvutad välja alates kõik oma nagu tarneahelast. No põhimõtteliselt ma ei tea, kui ma toodan mobiiltelefone, siis kaevandatakse mobiiltelefoni jaoks mingi metall on ju kuskilt maalt, et kui palju seoses sellega nagu emiteeriti neid kasvuhoonegaase ja sisuliselt, kui palju see transpordimine emiteerib ja kas ettevõtete töötajate kodukontorid lähevad ka siia alla või? Jah, et lähevad jah, aga ma selle kohta tahaks öelda, et see võib tunduda ulme, aga mis on hästi tore, on see, et rahvusvaheliselt on hästi palju uurimistööd ära tehtud ja analüüse ära tehtud, et väga palju on välja arvutatud nagu nii-öelda sellised standard ekvivalendi väärtused on ikkagi rahvusvahelistes andmebaasides juba täna olemas, et sa ei pea nagu minema ise mõõtma või hindama või arvutama on ju kuskil piirkonnas mingisuguse tootmistegevuse või materjali valmistamise jalajälge, vaid tegelikult teadlased, uurimisrühmad arvutavad ja analüüsivad pidevalt, järjest uuenevad need andmed, mille baasil siis seda Scope 3 arvutust teha, et me ise täna teeme Eestis ühte ägedat projekti, kus me proovime siis ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele standardiseerida seda lähenemist, et pakkuda sellist nagu hästi lihtsat võimalust, kus ma pean ainult oma tarbimisinfo sisse panema ja siis ma saan teada, mis mu jalajälg tegelikult on, nagu, et ma ei pea nagu kaebuma ja analüüsima ja tegelema nende ekvivalentide ja väärtustega teadma nagu seda köögi poolt, vaid et see võiks toimida kõik automatiseeritult. Mina pean lihtsalt teadma, palju ma tarbin ja mida ma tarbin. Ideaalis, aga samas, kui ma oleks mingi e-poe omanik on ja kui ma müün edasi teiste kaupu, siis see tegelikult tähendab, et ma pean kõikide kaupade kohta ka raporteerima. Ja see tegelikult, mis on nagu võtmekoht, et mida tasub jälgida, on see, et koostöö tegelikult väärtusahela üleselt, mida varem ei ole väga palju nähtud ja mis ei ole võib-olla nii otseselt toiminud, et näiteks mingisuguse toote kogu väärtusahel teeks koostööd selleks, et arvutada välja, et täna juba on sellised koostöö nii-öelda kohad ja võrgustikud ja ettevõtted omavahel teevad koostööd, et nad teevad oma partneritega, oma tarnijatega koostööd, oma klientidega koostööd, et võimalikult paljude toodete tervet nii-öelda tarneahelat siis ära kaardistada ja läbi analüüsida. Et seda ei saa teha üks ettevõte üksinda. See on nagu selge, et see ei ole nagu mõeldav. Et see peab olema ainult koostöös tehtud. Igatahes arenev valdkond, hästi põnev. Aga nüüd, kui mina olen näiteks see investor ja teadlik tarbija, kes mina olen huvitatud selleks, et me läheks jätkusuutlikuma elumudelite peale, mida ma reaalselt siis hakkan nüüd uutest aruannetest otsima? Et ma olen pannud kokku sellise nagu võib-olla siis pikri, et kui hakata nüüd neid ESG aruandeid lugema, et siis mida sealt peaks nagu välja lugema ja milline on hea aruanne, et milliste andmete, et enne kui üldse otsuseid aruannete baasil tegema hakata, peaks veenduma, et see aruanne annab mulle tervikpildi. Ja need nii-öelda märksõnad või teemad, mis siis on see, et see aruanne peab olema konkreetne, et ta peab olema ja keskenduma ainult olulisele vältima info üleküllust. Kilomeetrite pikkused ESG aruanded on eksitavad, see on teadlikult tehtud, see ei ole nagu see, et ma olen nii palju teinud, et ma tahan kõike öelda. Ei, see on väga selge märk, et aruanne ei ütle sulle lõpuks mitte midagi. Mina ütleks siin, et mida lühem, seda parem, kui ju selles mõttes, et seda konkreetsem tavaliselt ja seda keskendunum nagu tegelikule faktile. Teine asi, ta peab olema järjepidev, et see metoodika põhimõtted, mida
kasutatakse, see peab tagama selle, et aruannet on võimalik ajas võrrelda ja arengut jälgida, et kui ettevõte tuleb igal aastal välja eri moodi aruandlusega ja tas ei ole nagu mitte mingit struktuuri, lähenemist, kõige lihtsam viis tagada järjepidevus on võtta mõni raporteerimisstandard aluseks, kas Global Reporting Initiative või mõni standard, mis ütleb sulle, mis teemadest ja kuidas sa pead rääkima, sest siis sa tead, et kui ma teen järgmisel aastal sama standardi alusel aruande, et need on omavahel võrreldavad. Et tulevikus hakkavad olema ESG aruanded masinloetavad, mis tähendavad, et nii nagu täna finantsaruanded, et tegelikult neid nii-öelda infotükke hakatakse sealt süstemaatiliselt välja võtma, neid on võimalik kõrvutada omavahel, tabelitesse panna, neid on võimalik nagu automatiseeritult lugeda, tarbida. Kolmas punkt, sisukas, see on hästi hea punkt muidugi, et aga mis asi on sisukas, milline on sisukas aruanne? Sisukas aruanne on nii kvantitatiivne kui kvalitatiivne, ja kvantitatiivne info ei ole lihtsalt visatud sinna, et ma panen 3 numbrit, vaid et seal peab olema taga kontekst ja kvalitatiivse info puhul sa pead aru saama, lugema seda nagu lugu. Sa pead aru saama selle ettevõtte ESG loost, teekonnast või nii-öelda tema arengulugu. Et kui see ei ütle sulle mitte midagi, siis ta ei ole sisukas. Ta peab sind kõitma nii, nagu sa mingit järjejuttu loeksid või mõnda head nagu raamatut. Ta peab olema võrreldav, see tähendab seda, et tegelikult ei tohi tuua sisse ainult mingit suvalist numbrit, minu CO2 jalajälg on see. Mitte midagi muud sinna kõrvale öeldes, vaid sinna tuleks panna kõrvale võrreldes kas turu parimaga, standardiga, mingi näitajaga, millegi vastu võrrelda, sest ainuüksi number üksi ei ütle mitte midagi. Aga kas praegu, mida reaalselt praegu kasutatakse? Ma ei tea, samamoodi, kui mina olen e-poe müüja, minu jalajälg on üsna vähe, aga kui mina nagu müüks mobiiltelefone, siis kellega ma võrdleks, konkurentidega või? Ja tegelikult on konkurents on üks asi, teine asi on see, et on võimalik juba võtta täna näiteks kas taksonoomiast tulenevaid andmeid mingites paljudel sektoritel on juba taksonoomias pandud näiteks ju need piirmäärad ja me tegelikult laiendame kogu aeg seda nii-öelda standardiseeritud andmete hulka ehk et nii-öelda nagu seda, et missugused näitajad on suured, väikesed, et see jah, täna ei ole keegi otseselt kokku leppinud, et ühe mobiiltelefoni jalajälg peaks olema selline, aga või võiks olla alla selle või et milline on, aga et nii-öelda tegelikult nagu kui ettevõte lihtsalt toob välja numbreid, siis need ei ütle mitte midagi ja see põhimõtteliselt nagu sina tarbijana peaksid sellisel juhul tegema tema eest eeltöö ära ehk et võtma omavahel ja hakkama võrdlema seda, et okei, aga mis see nagu tähendab, on ju. Et hästi ägedad aruanded on need, kus ettevõte nagu toob paralleeli, et see tähendab seda, et minu selle toote näiteks jalajälje nagu neutraliseerimiseks kuluks ühe puu näiteks 30 aasta töö, on ju. Et nagu nad toovad ise nagu kas loodusest või inimesele nagu arusaadavast panevad nagu teema inimesele arusaadavasse konteksti, vaata. Või siis samamoodi need ettevõtted, kes oskavad välja tuua, et me oleme ellu viinud mingisuguse protsessi uuenduse või tehnoloogia, mis aitab meil vähendada näiteks 25%, see võrdub omakorda näiteks sellise aja mingi muu asja töötamisega või kogu ühe auto, ma ei tea, energiatarve aastas või emissioonid aastas või mingisugune niisugune nagu kontekst. Okei, no loogiline. Ja need turustandardid tuleb tegelikult kogu aeg juurde ja mis on nagu see, et ma armastan seda, kui ettevõtted teevad ESG aruandes, panevad selle kuskile laivi, nad jaga, propageeri seda, kuidagi nagu levita, vaid et mõeldakse, et aga see meil kogu aeg seal kodulehel olnud nagu 7 kliki kaugusel, on ju. See ei ole tegelikult jagatud informatsioon, et kui me näeme, et ettevõte nagu reklaamib seda infot, ta kasutab seda aruannet, ta tutvustab seda nii ettevõtte siseselt kui väliselt huvigruppidele, investoritele, et siis on tegelikult nagu näha, et ettevõttel on huvi ja soov jagada, mis iganes seal aruandes kirjas on. See ei ole nagu nii, et ma pidin tegema selle, ma pean sellega kuhugi avalikuks tegema.
et ega selles mõttes muud sellist täna ma võin öelda, et väga raske on see nendele punktidele vastavaid aruandeid leida. Väga palju eksitakse esimese punktiga ehk väga palju kirjutatakse aruandesse informatsiooni, mis on tegelikult irrelevantne ärikontekstist tulenevalt. Ja järjepidevusega on sellepärast juba probleeme, et paljud ettevõtted teevad esimest korda aruannet, et siin on põnev jälgida järgnevaid aastaid, et kas muutub, mis muutub, kuidas muutub. Aga selle konkreetsuse osas, kui mina näiteks, ma ei tea, teen annetust ettevõttele, mis istutab puid, sisuliselt see panen kirja, on konkreetne tegevus. Ja, aga selles mõttes, et sa pead selle konteksti ikkagi panema, et miks ma nagu seda teen, mis eesmärki see täidab või mis ma sellega saavutada tahan, on ju. Ja kõige olulisem, see puude istutamine on väga hea näide, aga too välja, mis osa sinu jalajäljest see puude istutamine sinu arust ära neutraliseerib, et kui sa paned kõrvuti, et meie kogu jalajälg on selline, puude istutamisega me täna väidetavalt, see on nagu muidugi kõik hüpoteetiline, sest kuhu ma selle puu istutan, kas ta üldse kasvama hakkab, enne kui ta hakkab seda neutraliseerima, ta peab kasvama teatud suuruseni, mis iganes, see on nagu ühesõnaga tulevikumuusika, aga et too välja, kui suure osa oma jalajäljest sa kavatsed neutraliseerida ja mis see võrdlusmoment nagu on, et nagu kuskil me nägime, et mulle meeldib ka see hästi, et aga meil ei ole nii palju üldse maadki, kuhu istutada nagu neid puid kõike, mis tuleks istutada selleks, et neutraliseerida. Ja pluss see, et oi, me lähme ja istutame, mulle meeldis ka see offsettingu skeem, et me istutame Mehhikos, ma mäleta, kus riik, see oli kuskil kõrbe või mingisse alasse, kus nagu sorry, aga need puud ei hakka sul elu sees seal kasvama, et selles mõttes nagu maa on nii ära kurnatud ja ära rikutud juba, et ei toimi, et me teame, et see neutraliseerimine, offsettimine, et see on, kui ettevõte alustab oma ESG aruannet või üldse kuskil räägib, et me oleme nüüd jätkusuutlikud, sest me istutame puid, siis see on juba märk mõelda, et puude istutamine peaks olema maksimaalselt nagu see koht, kus me oleme kõik muud tegevused ära teinud, et oma jalajälge vähendada. Ja siis selle järgi jääva osa, mis nagu sa ütlesid, tegelikult ei ole võimalik alati nagu lõpuni neutraliseerida, et siis selle järele jääva osa me nagu kuidagi suudame nagu offsetida, see on nagu nii-öelda, ma ei räägi siin sellest, kui arendatakse välja tehnoloogiaid või investeeritakse tehnoloogiatesse, mis päriselt nagu seovad CO2 või koguvad või nii-öelda või tehnoloogia, mis aitab oluliselt vähendada emissioone, vaid ma räägin siin puhtalt selle nii-öelda indulgentsi ostmisest, et ma tegelikult nagu tahan näidata, et ma küll emiteerin samamoodi edasi, aga panen 3 puud, on ju, et siis ma olen nagu tubli olnud. Jah, no vähemalt Stripe, kes pidi muidu börsile tulema, ettevõte Stripe, kes siis maksevahendaja, tema investeeris konkreetselt selle süsiniku sidumise ja ladustamise tehnoloogia. No vot sellised investeeringud on tõesti need. Ja, nõus, just. See on nagu väga selgelt otseselt seotud ja tihti on see otseselt seotud äritegevusega, nii-öelda nagu oma äritegevusega efektiivsemaks muutmisega ja põhitegevustega, et see ei ole nagu nii-öelda see, et me nagu kuidagi meie siin teeme edasi oma äri selliselt nagu teeme, aga siis me aitame, et tuleksid ettevõtted, kes tegelevad meie selle jama ära nagu likvideerimisega. No hetkel nagu see on see offsetting, vaata, mida kasutatakse tihti, mille sõnu me kuuleme, mida reklaamitakse, et osta puid, et see on selline nagu väike asi, mida saab teha ja mida isegi füüsilist isikut on teinud, on nagu oma jalajälje offsettimine, aga loomulikult number 1 on see, et sa mõtled, kuidas ma siin hakkan tegema ka eksperimentatsiooni, kuidas näiteks meie
tarbimisotsused mõjutavad meie jalajälge, et kui palju riidet ja kas ma ostan uusi riideid ja kui palju ja mis toitu ma tarbin, et kõigil sellel on tegelikult mõju. Nii, aga ma vaatan, meil on jällegi uskumatult kiiresti aeg lennanud ja me saame sinuga alati veel nagu tunnist jääb puudu, et me sinuga saame veel pikalt nagu rääkida südamelähedastest teemadest. Aga nüüd meie hommikused rahajutud avatud osa on lõpule tulnud, et need, kes kuulevad podcasti, aitäh kuulamast. Saates me ei anna investeerimissoovitusi ega kutsu sind väärtpaberit ostma ega müüma või muid investeerimistehinguid tegema. Küll aga kutsun ma sind üles õppima ja tegema vajalikke samme selleks, et enda rahalist heaolu parandada. Kogu saade teabe on informatiivne ning enne investeerimisotsuste langetamist palun tee omapoolne analüüs.